Tere head podcasti kuulajad ja podcasti vaatajad ka. Raplamaa sõnumite podcast on jälle eetris ja täna räägime ettevõtlusest, ettevõtjatega ja nende inimestega, kes on ka ettevõtjad ja toetavad ka teisi ettevõtjaid ja proovivad neid aidata ja toetada ja tugida, nagu moodsad sõnad ütlevad. Igal juhul stuudios siis hakkame sealt laua otsast kohe peale. Oskar, kes siis toimetab sellise asjaga nagu EcoBox. Tervist. Tere. Siis Raekist juhataja Janek Kadarik. Tervist. Raadiost juba vana tuttav. Hääl on täna küll natuke teissugune. Mis nüüd on siis? Kevad tuuled on räsinud. Häälemurre. Marek Jallai, ettevõtete konsultant, ehk siis tegutsevate ettevõtete konsultant Raekis. Ja tervist sulle ka. Tervist. Ettevõtlusjuttu siis täna. Palju tuleb. Ma arvan, et tuleb päris palju. Ja hakkame siis kõigepealt rääkima võib-olla Oskariga, kes siis on meil ettevõtja, eks ole. Aga kuidas see juhtus? Seda ei oska kõik paljud öelda. Ma isegi vahest olen mõelnud, et osa seltskond on sellised, kes ei hakka kunagi ettevõtjaks. Et igaks juhuks ja mine tea ja nagunii ei saa ja eks ta üks keeruline lugu on ja teine võib-olla juba poisipõlvest arvab, et küll ma hakkan ja küll ma teen. Kuidas sinuga läks siis? No minuga on see tee ka võib-olla ei ole nii klassikaline, aga mine tea, et EcoBox kui selline on tegelikult juba circa 30 aastat turul olnud, et mina olen siis natukene üle 30, et alguse juures ma olla nagu loogilistel põhjustel ka ei saanud. Aga mina liitusin siis kuskil nüüd juba 7 aastat tagasi ja minu jaoks ta on siis nagu pereettevõtluse vormis tulnud päevakorda, ehk siis peresuhete kaudu. Ja varasemalt enne seda, kui ma nüüd olen nagu paikseks jäänud, et siis ka ütleme ülikooli kõrvalt ma osalesin teatud osas suvel tegin mingisuguseid tööampse nii-öelda ja siis nüüd 7 aastat olen siis nagu igapäevaselt sellega seotud ja tundub, et läheb edasi. Sa ei pidanud siis seda nii-öelda välja mõtlema või siis ise suurt riskianalüüsi tegema, et ei tea, kas ikka tasub ja teised teevad ju ka ja paljud siis teevad ja kuidas nad teevad ja seda sa nagu, sa pead sellega ka tegelema selle analüüsiga, aga nagu alustama sa nii-öelda ei pidanud. Ja õnneks see osa jäi minul ära jah, et selle hetkel, kui mina liitusin, EcoBox oli ikkagi vägagi toimiv ettevõtte üle Eesti tuntud oma kindla nii-öelda kliendibaasiga, et minu ülesanne on täna vaadata, et see ka nii jätkuks, kasvatada müüki, et mul on niisugune tunne, et täna ettevõtjatel on ikkagi see valik, et kas sa otsustad kasvada või kahaneda, et sellist mugavustsoonist tiksumist väga see tänapäevane maailm ei võimalda, et siis tuleb kogu aeg nii-öelda mõelda, kuidas edasi. Kuidas see huvitav käib see mõtlemine? Ma ei kujuta isegi ette, et vaatad, et kõik läheks paremini ja vaatad, et kõik läheks suuremalt, aga kuidas sa siis seda strateegiliselt nagu teed? Palju on räägitud sellest nii-öelda Eesti Nokiast, et ma arvan, et ka meil on väga oluline Eestis, ütleme sellistel keskmise või väikestel või keskmise suurustega ettevõtetel leida nii-öelda see klišeelik Nokia või leida see oma nišš, et mida hästi teha, et maailm jääb nii-öelda üha väiksemaks, et me oleme väga mõjutatud oma naabritest, Poola on väga tugev kasvav turg, et me peame kogu aeg nii-öelda pingutama, käima ajaga kaasas, et me ei saa teha selliseid, me ei saa võistelda niisuguste masstoodetega või masslahendustega, et me peame leidma ikkagi sellise oma niši, milles me oleme head ja me peame leidma ka selle kliendi, kes on nõus selle headuse kinni maksma nii-öelda, kellel on seda vaja ja kes selle kinni maksab, et ma arvan, et see on see põhiline väljakutse, et leida just see enda asi, et lihtne näide, et kui mõelda siin niisugune 5 aastat tagasi näiteks, et oli võimalik töötada oma püsiklientidega suhteliselt nagu stabiilselt nagu rahuaja tingimustes, et lepiti kokku hinnakirjades, töötati näiteks aasta aega, klient tellis omale kaupu, pakendeid ja hinnad olid paigas ja kõigil oli selline, kuidas öelda, töörööm. Et see lõppes ära siis sellise koroona ajaga, et kus hinnad hakkasid tõusma sisuliselt iga paari nädala tagant ja tegelikult see rahuaeg minu arust siis saigi katkestatud, et siis tulid igasugused uued asjad peale, et siin see sõda ja nii edasi. Et alates sellest mitte keegi ei julge tegeleda väga sellise prognoosimisega, et mis saab edasi, kui palju on mingi oodatav maht järgmiseks aastaks.
et väga ettevaatlikult suhtutakse sellesse töösse, et kui öeldakse, et vanasti, et ennustamine on tänamatu töö, siis täna on ta ikkagi eriti tänamatu töö ja keegi väga sellega nii-öelda tegeleda ei taha. Aga mida see ettevõttele tähendab, et see tähendab seda, et sul tegelikult ei ole väga sükest pikka võib-olla kindlustunnet, mis saab edasi, mis saab homme. Ehk siis sa peadki võtma väga mõnes mõttes nagu väikeste sammudega, aga samas leidma sellise kindla tugevuse, et kuidas, et ei maksa väga üles ehitada oma tegevust võib-olla nii-öelda panna mune väga ühte korvi. Et see on ka selline asi, millega tegeleme igapäevaselt. Ehk siis selliseid kõnesid on tulnud ette küll, et kuule, väga toredad olite, aga ei kannata osta enam lihtsalt, et ei ole jõudu. Ja oleme ju ka näinud seda, kus ettevõtted lõpetavad tegevuse, meie suured kliendid panevad uksi kinni, et ka seda on olnud, et oleme teadlikult nii-öelda seda laiali jaotanud, et kui ajalooliselt meil olid võib-olla kõige nii-öelda tugevam ja suurem segment oli mööblitootjad, siis täna mööblitootjad ikkagi need mahud keskmiselt on endiselt maas. Kui nüüd mõeldagi näiteks seesama 5 aastat tagasi, siis meil võis juhtuda, et meil olid munad niivõrd ühes korvis, et üks klient andis meile võib-olla 50% töömahust. Tänaseks see klient ei tegutse. Et kui me oleks jäänud nii-öelda sellesse mugavustsooni, lootmaks, et meil on nüüd täna hästi selle kliendiga ilma otsimata uusi, siis oleks väga kehvasti. Et see on üks konkreetne näide meie elust. Millised teie elu üldse seal on? Pakendid.ee, eks ole, ehk siis Ecobox, mida te teete või mida te toodate või kuhu te müüte ja kellele te müüte? Toodame lainepapist pakendeid tööstusklientidele. Kõik, kes midagi toodavad ja vajavad sinna ümber siis pakendit, need võiksid olla meie kliendid teatud erisustega, et me ei müü üldiselt nii-öelda. Meil ei ole sellist pakendipoodi või meil ei ole sellist valmis ladu, et kus me hoiame mingisuguseid mõõte, vaid me teeme kõik oma asjad täpselt nii nagu klient soovib, täpselt tema mõõtudega, täpselt tema trükiga, et meil on sellised selles mõttes personaalsed lahendused. Ja eks aja jooksul ka see meie profiil on natukene nihkumaas ja nihkunud, et kui me tegime varasemalt võib-olla tikutopsist kuni siis suurte konteineriteni, siis täna me selgelt liigume selles suunas, et me tahame teha suuremaid pakendeid ja suuri pakendeid, et see on selline meie nišk, kus me nagu täna toimetame, et kõik ütleme, euroaluse mõõtu konteinerid ja suuremad asjad, see paneb meil silma särama, et nii on. Väga hea, aga istud siin koos Raeki meestega, ehk siis Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse meestega, ehk siis sul on nendega olnud midagi pistmist ja sellest me saame siis varsti rääkida ka. Räägime siis Raeki meestega ka juhataja käest hea küsida, kuidas siis, või ikka selline paras küsimus, et kuidas siis Raplamaal ettevõtjatel elu läheb ja ma ei kujuta, kuidas sellele küsimusele vastama peab üldse või kuidas sellele vastata saab, äkki sina oskad? Ma arvasin, et sa seda küsida, et oleks häbemata kurb, kui ma hakkaksin siin lihtsalt halama nüüd, et tegelik pilt on õnneks kirjum, et on ettevõtjad, kellel läheb väga hästi, on ettevõtjad, kellel läheb hästi ja on ettevõtjad, kellel läheb halvasti ja ma arvan, et kõikidel nendel juhtudel vaatamata või siis sõltuvalt nendest pingutustest, et lihtsalt ei tule täna vist küll mitte kellelgi mitte midagi, sellega ma olen nõus, seda ma olen teistelt ka kuulnud. Et paraku on ettevõtlus nagu elu ikka, et on sünde ja on lahkumisi. Et Rapla maakonnas ju ka viimase 2 aasta jooksul siiski on olnud mõni küllalt suur lahkumine selles mõttes. Aga selle nimel meie ka tegutseme rääkis, et need, kes meil tegutsevad maakonnas, et neil oleks selline kohapealne tugi esmases mõttevahetuses ja teemade avamises enne kõik, eks pärast räägime täpsemalt, et mida mis teeme. Ehk siis, kui sa nüüd tahtsid vastust oma küsimusele, siis Tain sellise kirju vastuse. Selline kirju see ettevõtlusmaastik on ka tegelikult. Raekist võiks ka tegelikult ikkagi korra veel rääkida, eks me oleme seda rääkinud, sina oled seda ju rääkinud, ma ei tea, mitukümmend aastat juba Raeki juttu, aga lihtsalt inimesele, kes ei tea, mis see Raek üldse on, see on Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus, aga kuidas ta siia sai, kes seda rahastab ja miks üldse? Omavahel me ütleme, et mina ei räägigi, mina rääkin. Et selles mõttes et Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskus on asutatud pea 30 aastat tagasi, toona küll riigi sihtasutusena, aga täna oleme me kohalike omavalitsuste
asutatud sihtasutus, meie omanikud on kõik 4 Raplamaa valda ja põhieesmärk meil on toetada ettevõtjaid nende arenguteel ja ka vabaühendusi ja selleks me siis ise algatame, otsime rahastusvõimalusi, leiame projektivariante, et selline baasrahastus tuleb kohalikelt omavalitsustelt, aga ka Eesti riigilt. Ja projektide, ma ütlen siin kohe nagu lõpud, kahjuks või õnneks siis ka kõiksugu projektide kaudu saame otsida lisavahendid, et oma ettevõtjatel olla kasulike. Ega nüüd siin viimase ajal ohtu pole olnud, et hakkab signaale kusagilt riigi poolt tulema, et kuule, et hakkame vaikselt kokku tõmbama, et pole siin laristada, las ettevõtjad toimetavad ise. Tuleb siit puhtsüdamlik ülestunnistus televaatajatele, et meie need jõnksud nagu käibes või tegevusmahus mõnikord käivad täiesti vastu majandustsüklit. Et ma olen toonud siin ikkagi varem sellist töötukassa näidet, et kui ettevõtjatel läheb halvasti ja majandus tegelikult kahaneb, siis on kõige lollim hakata töötukassa trappima ja Raekiga on umbes sama seis, et meie eelarvest enam kui pool on ikkagi projektipõhine, mis tähendab seda, et me oleme võib-olla paar aastat ette valmistanud, välja mõelnud, kavandanud koos partneritega teatud tegevusi ja saanud rahastusotsuse. Ja see tähendab seda, et nüüd sellest päevast alates 2,5 aastat pange hagu on ju. Mis tähendab seda, et võib-olla kuskil keegi koondab vallavalitsused näiteks, mis on kõige drastilisem, et ka omanik ei pruugi alati aru saada, et mis teil toimub mehed, et teil palgad tõusid või teile tuli inimesi juurde, et me siin kärbime, paneme ühe kooli kokku, teise lasteaia unustame ära, rääkimata muudest asjadest, siis meil on täiesti vastu majandustsüklit toimuvaid selliseid kasvuetappe. Ja see on ka täna nii, et me tegelikult oleme saanud jälle lisarahastust, et järgmised 2 aastat oleks meil tegevustega kaetud. Nii et see tugi siis ettevõtjale oleks siis lühidalt nagu milline? Ma arvan, et me saame seda siin lähema 1,5 tunni jooksul lahata mitme nurga alt, et milles see tugi väljendub, et see sõna toetus ise on nagu natuke petlik ja ma ei oska öelda diletantlik, aga ma loodan, et me tänase vestluse käigus avame siin neid erinevaid tahke, et see meie toetus ei või pruukida olla midagi enamat kui lihtsalt telefoninumbri edastamine õigele inimesele ja kust sünnib mingi kontakt või järgmine asi, sest tegusi tehakse ikkagi nagu ettevõtjate või ütleme siis päriselt asjaosaliste vahel, et me oleme siin sellised toetajad ja informaatorid ja mõnikord algatajad. Aga ega te aidata ei saa, kui keegi abi küsi, eks ole, siis saab aidata ka. Oskar on siis nagu küsinud, mis abi, aga siis nõu võib-olla või milline sinu suhe see Raekiga või milline ta alguses kohe oli või miks see suhe tekkis üldse? No ma arvan, et nüüd Raekiga me oleme tihedamalt suhelnud võib-olla kuskil aasta tagasi äkki sai see alguse meie maailmas ja tegelikult see vist tuli päevakorda koostöös vallaga ja Marek ja Aivar Roop olid vist meil, kes sattusid uksest sisse ühel mingil põhjusel ja sealt edasi siis ma sattusin nende meililistidesse, mille eest ma olen väga tänulik, et see on selline meie jaoks eelkõige kuidagi olnud selline, et natuke nagu nurgast välja kiskumine, et muidu võib-olla igaüks teeb mingit oma asja ja ajab seda oma igapäevatööd ja ei mõtlegi võib-olla ei mõtle selliste võimaluste peale või kuidagi ühenduda teiste ettevõtjatega kohalikul tasandil või üldse, mis võimalused on. Et see oli see, mis oli äge minu arust, et me hakkasime suhtlema ka just nimelt oma naabritega, teiste ettevõtetega Kohilas. Et see on nagu üks jukene hästi selge nagu kasu, mis on tekkinud. No mis kasu sealt siis näiteks tuleb, et see teiste ettevõtjatega läbi käid? Jaa, no näiteks üks väga konkreetne näide, mul tore näide oli siis üks ettevõtlusarengupäev, Tohis oli siis see Soome arengupäev ja pärast seda seminari ma astusin ka Priidu juurest läbi, Tohi Priit, tervitused Priidule ja rääkisime Priiduga seal maast ilmast, Tohi on ka meie siis nii-öelda pakendiklient ja see lõppes sellega, et Jaanek tõi ühe näite, et vahel on see telefoninumber oluline. Lõppes sellega, et meie jutu käigus jõudsime sinna, Priit ütles mulle, et kuule, mul on üks sõber, kes toodab selliseid asju ja minu teada tema kasutab suuri pakendeid, et
ma annan sulle tema numbri, et helistada talle, ütle, et Priidult said. Ja tänaseks see sama number, see kontakt, see on meie klient. Et see on selline hästi nagu mõõdetav tulemus on ju. Et ta küll oli nagu teist teed pidi, et oli meil küll Soome arengupäev, aga mis see mõte minu jaoks on see, et sa tuled kodust välja, sa kohtud inimestega, sa suhtled inimestega ja sa kunagi ei tea päeva lõpuks, et milliseid uksi selle päeva jooksul avatud saab. Ja see ei pruugi olla alati see sama sisend, mida sa nüüd arvad või mis see teema pealkiri on, kuhu sa nüüd lähed sinna üritusele. Et lihtsalt see minu kogemus ja see, et soovitus on, et tule kodust välja, suhtle inimestega, suhtle kohalikega, naabritega, teiste ettevõtjatega ja sealt võib sündida selliseid asju, mida sa kodus paberi peal välja mõtle. Jah, ma olen selle peale mõelnud küll, et võib-olla Eesti inimese isiksuse taha jääb see ka võib-olla, et ei hakka minema jälle kuhu. Väsinud ka tead õhtul, oleneb muidugi ettevõttest. Mõnel on ettevõttes selle jaoks inimene, kes käibki sellistel nõjatumisüritustel ja tikuvõileva üritustel, eks ole. Aga tegelikult tuleb nagu nii-öelda vahest isegi pool vägis ikkagi ennast välja jääda teadmata isegi, kas seal tuleb midagi või ei tule, siis sealt lihtsalt võibki tulla. Kuigi ettevõtlus on üldiselt nagu selline, pead nagu prognoosima, analüüsima, aga juhuse peal tundub, et on ka päris palju püsti. On ja sageli on ka see, et see, kas nüüd tuleb midagi välja, et see võib olla natuke pikema mõjuga, et alati ei ole nüüd, et nüüd käisin ja nüüd sain, et see ei pruugi niimoodi olla, vaid sa lood mingisuguseid kontakte, suhteid, mis hakkavad hoopis hiljem tööle, et seda ei maksa ka alahinnata. No vaat siis, nii et said sealt tuge igasugust või siis nüüd oled siis kui kaua juba Raekiga niimoodi nii-öelda, kas seda saab nimetada koostööks või aeg-ajalt suhelnud või kuidas see käib? No ma arvan, et umbes aasta, kui ma nüüd mälu järgi ütleks, et kuigi see võib nii petlik olla, et see aeg muutub aeg läheb nii kiiresti aga ütleme, ma olen nüüd käinud erinevatel Raegi poolt pakutavatel siis koolitustel, seminaridel ja see on ka olnud nagu selline mugav võimalus, et neid koolituse pakkumisi tuleb tegelikult erinevatel aegadel uksest ja akendest, et kuhu nüüd kuhu enda aega nagu panna või mitte, aga see Raek on olnud minu jaoks nagu selline hea, nagu lihtne kodulähedane alternatiiv tihti, eks ju, et need toimuvad siis Raplas või Kohilas, et siin on nagu kiire, mugav minna ja need teemapüstitused, mis nagu viimatistel seminaridel on olnud, on selles mõttes nagu ikka huvitavad, et nad kõnetavad, et hea meelega lähen ja mul on hea meel, et keegi teebki sellise, kuidas öelda, nii-öelda usaldusväärse pakkumise õigest valdkonnast, et eks ma olen käinud ju varem ka muudel koolitustel ja mõnikord on see, et sa käid, oled seal ära päeva 2, pärast tuled mõtled, et jah, räägiti küll ja oli küll tore, aga nii ta jääb, on ju. Et ja Raagiga meil oli ka veel üks Soome arenguprogrammi osa koostöös, kus me kaasasime eksperdi ja kes korraldas meile siis Soomes kohtumisi, et see oli ka selline, ma ütleks, et need mõjud alles on võib-olla realiseerumas, aga mis see praktikas oli see, et me saime nii-öelda Soome mehe vahendusel kohtuda siis Soome ettevõtjatega ja kuidas siis öelda, et kui sa nagu lisaks mingile praktilisele kasule, et nüüd ma sain tellimuse või kliendi, et sa saad ka ise targemaks või sa saad ennast ise harida, et kuidas näiteks soomlased mõtlevad või sa oled nendega koos, sa natukene saad jälle nagu targemaks, et see on selline nagu lühikesed, kuidas öelda, kooliõppetunnid või sellised head asjad, milles osaleda. Teie tegevus on välisturgudele ka suunatud? Ja meil on, ütleme, Soomes on mõned kliendid ja tegelikult nii ongi, et Eestis ja Soomes. Mõned üksikud näited või on ka siin Läti, aga pigem põhiturg on Eesti ja Soome. Aga Soomes me näeme muidugi suurt potentsiaali, et seal seda sellist tööstust on rohkem. Ka autotööstust, kus võib-olla on vaja selliseid tugevaid ja suuri pakendeid rohkem, et Soome igal juhul on meil alati huvi orbiidis, et nüüd viimasel võib-olla siis aastal üha rohkem. Kas välisturule on huvitav praegu nagu raske saada või ei ole tänapäeval nagu üldse vahet, mis turul sa oled, kui on internet ja kõik muud igasugused kanalid või kus siis tuleb nõjatumas käia ja tikuvõileiba söömas, et välisturule pääseda, kas Raegi kontoris esiteks? No me oleme võtnud siin praegu selle seisukoha ja suuna, et sellist asja nagu välisturg pole olemas. Isegi Soome turgu, mõnes mõttes nagu pole olemas. Et tuleb minna nagu konkreetsemaks, et me oleme justkui nagu ise küllalt väiksed oma võimekuse poolest ja maailma tunnetuse mõttes. Aga samas need sihtturud, kuhu me pressime, on tegelikult üüratult suured. Et minna Saksa turule, see on nagu liiga umbmäärane, et tuleb juba minna täpsemaks. Ja seetõttu just me olemegi nende arenguprogrammide kaudu ja nende seminaride kaudu püüdnud ise ka leida õiged partnerid, kellega siis ühele või teisele turule läheneda mingi piirkonna mõttes, kas või et alustada mingist konkreetsemast piirkonnast.
et siis viia juba väga konkreetselt ettevõtjaid omavahel kokku. Et kuna meie kliendid ja meie maakonna ettevõtjad on pigem mikrod ja väiksed, siis meil suht vähe neid ettevõtjaid, kus see nõjatumis-spetsialist tööl on. Ehk siis me peame suutma olla nagu nii praktilised, et see juht või omanik ise teeb selle valiku ja et ta peab sellel ajahetkel oluliseks just nüüd tulla kaasa ja võtta see päev või 2 ja siseneda siis sellesse teemasse. Ja suuremate puhul jällegi on hoopis võib-olla mingid teised mehhanismid, mis töötavad, et nad kuuluvad erialaliitudesse näiteks või käivad juba Eesti delegatsiooniga kuskil maailma vallutamas. Et ehk siis lühidamalt öeldes pigem me püüame leida nagu seda fookust ja siis vastus küsimusele, ega meid väga kuskil ei oodata, et see konkurents on ikka igal pool väga tihe, seda me täna näeme, et küllap siin Marek ja Oskar võite kommenteerida veel. Ja, et ega äri ei tee ju ettevõtted, äri teevad inimesed ja nüüd, kui minna välisturu peale, siis see võib olla iseenesest paras väljakutse, aga kui sa saad kellegiga kokku seal, sa õpid kedagi tundma, saad aru, kuidas ta mõtleb, mis on tema vajadused, miks ta üldse peaks sinuga äri tegema, seda saad sa ainult siis, kui sa ikkagi lähed ja temaga räägid. Ja see väliseksperdi kaasamise toetus või siis meede, mis meil on, see ongi nagu selleks mõeldud, et aidata seda teed ehitada. Huvitav, kui kahe peale küsin, kas vanad ajad hakkavad võib-olla äkki tagasi tulema, et kunagi oli seda kokkusaamist võib-olla rohkem, siis avastati, et meil on ju sotsiaalmeedia, internet, me saame siin kõik asjad ära ajada ja nüüd praegusel ajal, kus on seda kõike pettust ja kõike nii palju, et sa isegi ei tea, kellega sa räägid AI või inimesega, siis sul ongi just targem jälle ikkagi koha peale minna ja näost näkku inimest näha. No AI aitab mingid asju ära teha, aga ega reaalselt äri ikkagi lõpuks ajavad inimesed. Kui on see lepingutest või mingi jutt koostööst, pikemaajalistest plaanidest, lühikese ostu võid sa muidugi ära teha emotsiooni ajal, sul ei ole vajagi kellegiga kohtuda, tellid ära ja tuleb. Aga nüüd teed on vaja ehitada ja minust kõige mõistlikum on just kriisi ajal ehitada uut teed. Et ega teatud teed viivad teatud maani ja lõpevad ära, aga kui seda uut teed ei ehita, siis sul ei ole kuskil lihtsalt sõita või käia ja see ongi see, mida me ka Raekiga proovime teha, aidata kaasa ettevõtjatel siis ehitada uusi teid. Millise sisendiga või kui põhjaliku sisendiga peaks ettevõtja üldse teie juurde sinna pöörduma? Kas sellest piisabki, et ma siin teen seda ja nüüd oleks plaan äkki kuhugi välisturule minna, et mis me nüüd teeme? Ettevõtjal endal peab olema see huvi loomulikult sinna minna ja see soov, tahtmine, et ta tahab ise panustada. Sellest piisab juba alustuseks? Alustuseks sellest piisab, sellepärast, et sinna saab juba hakata siis midagi ümber ehitama ja seda teed koos tegema, et ega äri ajab ikkagi ettevõtja ise, ega meie tema seda äri ei aja, aga me saame teda aidata või aidata temal seda teed nagu teha. Ma korra kommenteeriks Mareku väidet, et kriisi ajal uue tee ehitamine, et see on hea võrdlus, mis sa tõid, et lihtsalt meil on omast kogemusest võib-olla paar näidet tuua, kuidas kriisi ajal on mingid suhted saanud alguse, mis täna on nii-öelda viljakad, edukad. Et üks nüüd Soome puhul rääkides, et kui soomlastel oli paberitöötajate streik siin mingid aastad tagasi, siis mida see tähendas meile, tähendas seda, et postkastis päringute arv kasvas hüppeliselt. Sellepärast, et need nii-öelda nende paberitöötajate nii-öelda siis kliendid, eks ole, et nendel ei olnud streiki, nendel käis elu edasi. Ja see pakend üldse kui selline, ta on siis tootja jaoks, ta on kuidagi kuskil tähtsuse järjekorras üsna lõpus. Sinna hetkeni, kuni tal on toode valmis, tal on vaja see ära pakkida, et kaup ajast välja saada, et hakata nüüd oma tootest raha saama, et siis ta tõuseb korra järjekorra tippu ja nii oli ka siis. Ja siis tuli meile päringud, et kuulge, et nüüd meil on siin paar nädalat veel see streigist tingituna tarneraskused, kas te saate kiireid lahendusi pakkuda, kas te olete valmis võimelised kiiresti aitama ja mõni siuke hea näide on sellest, et soomlased on ka küllaltki lojaalsed, et kui me olime valmis ja me saime kiiresti leida lahenduse, et siis need kliendid on meil ka täna aastaid hiljem, need samad kliendid. Et see on selline see kriisi ajal tee ehitamise näide, et kui sa oled ikkagi õigel ajal olemas ja teed need sammud, tol hetkel võib-olla meie see samm oli see, et meil oli lihtsalt koduleht ja soomekeelne osa, et me olime nii-öelda internetis leitavad, et meid leiti üles, tehti päring ja saimegi nagu koostööd alustada, et see on selline ka
meie kogemusest üks näide. kuna ma olen Raekisse vastutav isik seal kõige suurema kaaluga allkiri, siis ma ühe täpsustuse toon selle, et alati sellest huvist ainult ei piisa ja meil on õnneks selliseid juhtumid ka, kus ikkagi see grupp saab täis ja me peame tegema valiku soovijate seast. Et siin on nagu ühelt poolt nagu see, miks mul selle üle hea meel on see, et järelikult me oleme teinud nagu õige valiku, valinud õige sihtgrupi, õige sihtpunkti, õige teema. Teiselt poolt võib-olla üleskutsena ütlen seda, et kui te näete, et need teemad ettevõtjana teid kõnetavad, et siis olge lahked ja pöörduge Raeki poole, minu ja Mareki poole või küsige siis meie klientidelt tagasisidet, kuidas tunnete ja tegutsege nagu mõnikord nagu kiiremini, kui te olete võib-olla harjunud. Et mõnikord see registreerimine jääb sinna ka kuhugi lõpupoole, et mõne asja oleme pidanud ikkagi ära ka jätma või teemat muutma, aga üldiselt see teema, mida me täna siin nagu lahkame, on pigem mõeldud ikkagi juba natuke nagu edasi jõudnutele ja isegi tihtipeale kasutame sellist sõna nagu töötleva tööstuse või siis nagu tootjate suunaline on see nügimine võib-olla rohkem, et kui me pärast võib-olla veel vilksame ütleme, et mis meil siin kõik laual on veel töös on täna, et siis sealt nagu pigem kumab see välja, et nagu midagi saab valmis, midagi toodetakse. Marek, sinu töö kohta küsides, milline see siis nüüd täpselt välja näeb, see ettevõtjate konsulteerimine või konsultatsiooni andme siis, et kas sul on mingisugune list ettevõtetest, kellega sa nii-öelda läbi käid või tuleb vahest täna üks, homme teine või kuidas see töö nagu igapäevaselt nende sinu nii-öelda klientidega käib? Ja list on ka täitsa olemas, kus ma siis vaatan ja uurin ja võtan ühendust ja külastan ettevõtteid ja siis nende külastuste käigus tihti nagu selgubki see, et mis nende vajadused on, et mis neil nagu valutab, et ega meie ei saa midagi nagu peale ju ajada kellelegi või et ega ettevõtja ikkagi tahab ise tegutseda, ta on ise ettevõtja, aga kui me leiame mingi koha, milles me saame abiks olla, et ta midagi valutab ja meil on nagu midagi pakkuda talle, siis seda me pakume, kas on see siis arenguseminar, arenguprogramm, eksperdi kaasamine, teemasid on ju palju. Ehk siis sul on see nii-öelda list kogu aeg silme ees töö juures ja kui sa märkad midagi, et tuleb see koolitus või see seminar, siis sa tead kohe, kellele seda pakkuda ja saadad talle näiteks meili peale, et vaata, sul oleks seda hea teha. No täpselt või siis kui hetkel meil on nüüd siis 16. on meil Rootsi äriseminar, kus me räägime, kuidas teha äri Rootsis, siis muidugi ma juba tean, kes sinna Rootsi poole liikuda tahavad, keda see huvitab, ma eelistan kõigepealt neid. Loomulikult meil on ka avalik info väljas, kui keegi kuskilt kuuleb, võib ikka ju registreeruda ja et see ikkagi on fokusseeritud, et meil ei ole mõtet kõigile kõike pakkuda, et ikkagi tuleb natuke sihipäraselt tegutseda. Kõlab päris uhkelt siin, kas ma ei tea, kohalik saiaküpsetaja ja majutuse pakkuja, kas neil ka üldse asja on teie juurde? Sellisel väiksemal tegijal? Ja näiteks meil oli siin müügiprotsesside digitaliseerimise arenguprogramm, kus meil oli huvi väga suur, üle 30 osaleja alguses, pärast sealt tuli arenguprogramm välja, kus oli väiksed toidutootjad, mõned suuremad ettevõtted olid kõik paljud platsis ja neid huvitab lihtsalt see, et kuidas paremini müüa, kuidas kiiremini müüa. Huvitab, mul on kuidagi silma või kõrva jäänud tegeledes ka natuke nende asjadega või vaadates kõrvalt ja ise siis natukene võib-olla turunduse ja sellise kommunikatsiooniga tegeledes, et nagu tahet on, aga oskusi ikka veel nagu väga ei ole, aga variante, kus neid oskusi saada nagu tegelikult on. Ja need nagu paistavad lihtsalt jälle üks koolituste reas, eks ole, keegi jälle kuhugi reklaamib, aga need asjad tuleks ikkagi ette võtta ja nagu just Oskar ütleski, et tulebki lihtsalt minna. Ei tea, mis sealt tuleb, aga vaevalt sealt midagi halba tuleb, eks ole. Kõik need oskused ennast üldse maha müüa, eks ole. See on ju tänapäeval väga tähtis, eks ole, see võid ju maailma parim, nii-öelda saiaküpsetaja olla. Aga kui keegi seda ei tea, siis see sai ei saa müüdud. No Raplamaa mõttes ju suur turg on ju Tallinn iseenest, et kui seal juba edukas olla, siis võib ka ju kaugemale minna. Ja võib-olla isegi Tallinn on oleks juba hästi, aga sinnagi on vaja osata kuidagi pääseda, see ei ole päris nii lihtne, et paned oma lehele postituse, et meil on siin need asjad.
nii see asi ei käi kahjuks. no see ikkagi igapäevaselt ja alati on see abstraktne ettevõte, et on ju ikkagi inimene ja inimesed ja need inimesed peavad tegema selle valiku, et kas ma nüüd võtan selle päeva või pool päeva või 10 minutit, et mõtlen selle AI teema peale, kas ma võtan selle päeva, et ma lähen sellele AI abil müügiprotsesside digitaliseerimine koolitusele ja kas ma pärast võtan veel X päeva, et seda ka rakendada. Võt siin on küsimus, et ega siis targaks ei saa ju seal koolitusel, vaid targaks saad siis, kui sa mõtled ja neid asju pärast ka hakkad rakendama. Nii vähe või nii palju, kui ma koolitustel olen käinud, on ikkagi jäänud silma, et koolitusel ja koolitusel on ikkagi vahe ka. Mõni on nagu väga hästi välja reklaamitud uhke üritus, aga välja tuleb, et seal sisu nagu nii väga polegi, pigem on seal rõhku pandud tulele ja vilele ja lõuna ajal heale maitsevale lõunasöögile. Need vile asjad on ka nagu selles mõttes nagu jälle, no mina pean kahjuks või õnneks seda õigustama selles mõttes aeg-ajalt, et osalejana peavad olema ka ootused paigas, eks ole. Et mõnikord see, kus paistab, et on rohkem vilesid ja peenemad toidud, et siis võib juhtuda, et seal ongi see põhi nagu soov ka sellel korraldajal ongi osapooli lihtsalt kokku viia. Et seal ei pruugi olla nagu mingit sisukat selles mõttes seminari formaati üleüldse. Aga selle sündmuse siis algatamisel oligi eesmärgiks nagu lihtsalt kas tähelepanu saada, tuua see teema üleüldse nagu lauale, sest mõnikord peab, me ei tea seda, mida me ei tea. Ja kui me ei tea seda, mida me ei tea, siis me ei tea ka, kuidas seda üleüldse enda jaoks nagu sõnastada või rakendada. Ja siis on mõnikord need viled on suuremad. Ausana meil endal on ka vahest nagu imelik, et kuidas me selle teemaga nüüd niimoodi lauda tuleme, et me oleme päris kindlad, või no me arvame vähemalt, et kas on nagu vara või meil ei pruugi olla sihtgruppi selle teema jaoks üleüldse. Aga me nagu tunnetame või nagu siis teiste maakondade või teiste riikide näitel või mõne edumeelse ettevõtja näitel, kes on seda teemat nagu viljelenud ja rakendanud väga edukalt. Et oleks nagu vaja tähelepanu pöörata sellele teemale ka. Ja siis peab natuke see kassi-hiire mängu mõnikord mängima. Aga ma olen sinuga nõus, et see taju ka ühelt poolt, et kuidas sa tajud on. Et ma usun, et me kõik oleme läbi elanud seda, et oled kuskil Hispaanias, Itaalias või Prantsusmaal, tõmbad seal mingi lehtlas mingi ühe veini ja siis mekid teist veini, jõle hea vein. Ma võtan koju kaasa, mis siis, et see on 10 korda kallim kui seal supermarketis. Tulen koju, nagu teen 3 kuu pärast selle lahti või 2 kuu pärast. Mis asi see on? Ehk siis hästi oluline on see ootuste pool minu meelest. Ja kui ma just selle nii-öelda alustava ettevõtja seisukohalt, kes ei olegi veel, kellel ei olegi väga mingisuguseid koolitusi ega seminarid ega ringkäikude kogemust ja võib-olla ta ei olegi nendest midagi arvanud, mis seal ikka käiakse ja aega raisatakse ja kui ta veel saab esimese kogemuse ka sellise, mis ei olnud tema ootus võib-olla, siis ta mõtleb, et neid nagu jah, et tema jaoks on see nagu mõttetu siis on. No ma lisaks samalt poolt juurde, et ega mulle meeldib ka metsatöö, olen ka väike talupidaja, ma pean ise aega metsas käima, ka puid lõikamas on ja ikka väga suur vahe on, kas ma lõikan nagu nüriketiga või teravaketiga. No see on ikka väga-väga suur vahe. Aga tõsiasi on see, et see kett ise teravaks ei lähe. Seda ketti peab lihtsalt teritama või sa pead seda kirvest teritama. Ja minust ettevõtjal ka, ta peab sellest ise aru saama, et ta peab ise oma kirvest teritama või siis oma nagu mõtteid teritama või siis fookust seadma või väärtuspakkumist õppima tegema või mis iganes tema see vajadus on. Mõnel tuleb see äri paremini välja lühiajaliselt, aga kui vaadata pikas perspektiivis, siis iga äri on tsükliline ja saab ära tabama selle, et kuna on aeg metsa lõigata, kuna on aeg keti teritada ja need mõlemad on väga olulised ajad. Siuke huvitav mõte tuli. Et sina, Oskar, sulle meeldib, sa tegeled ettevõtlusega, sest sulle meeldib ettevõtlus, mitte et sulle meeldib pakendid. Mille pärast sa sellega tegeled? No täna mulle meeldivad ikka pakendid ka, et pakend on ju selline, mulle meeldib temast mõelda oluline lüli, eks ju, et ta on küll järjekorra lõpus selle tootja jaoks pikka aega, aga see hetk, kui nüüd on kaup valmis ja vaja hakata sellest raha saama, siis on pakend väga oluline. Ehk siis sulle peab ikkagi meeldima ka see ettevõtluse vorm, mida sa ma usun teed, küll, ma arvan, et see teeb lihtsamaks asja. Lihtsalt selle näitel, mu enda näitel, käies siis Luua metsanduskoolis, matkajuhi erialal, matkajuht tähendab ikkagi ettevõtte juhti, nagu mina olen aru saanud. See tähendab ka seda,
et sa võiks nagu olla suur looduse sõber ja sulle meeldib väga metsas käia, sa oled selline loodusinimene, eks ole, ja neid inimesi on väga palju seal koolis meie erialal. Aga ma olen nagu üsna kindel, et enamus neist matkajuhtideks ei saa, sellepärast, et neid tabab suur pettumus kusagilt poole pealt, kui kool on läbi, et nüüd peab hakkama ju ettevõtlust tegema, käima seminaridel, täiendamas mingit AI asja õppimas, müüma ennast ja kus siis jäi tore linnulaul ja looduses käimine. Et see on nende jaoks nagu suur pettumus, et nad nagu tahaks seda tööd teha, aga nad ei ole loodud ettevõtjateks. Selline lugu. Ja, aga see on nüüd see võrgustiku kaudu on võimalik seda ühte või teist puudujääki enda ajus või sisemuses nagu kompenseerida. Et meil väga vahva õppereis oli just konsultantidega Setu ja Võrumaale ja nendel on selline väärinduskeskus seal püsti pandud, kus nad nagu põhimõtteliselt rajavad kolhoosi, siis mõtled nagu esimese hooga, milleks see on. Aga tegelikult koos töös siis üks kompenseerib teise mingi teatud vajaka jäämist. Jah, sul on vaja, eriti kui sa oled sellega üksik hunt, siis sa pead justkui suutma ära ju katta kõik lõigud. Sa pead finantse teadma, sest sa ei usalda mitte kedagi, kes on raamatupidamist teeb. Siis ma teen ise kõik turunduse, sest kõik reklaamid on koledad, mis ma olen maailmas näinud. Aga siis ma lähen ise sinna ka veel sellepärast, et ma nagu ei usalda kedagi või ma ei soovi kellegagi suhelda. Et ma olen sellega nõus küll, et ettevõtjatel kindlasti on valdavalt ütleme keskmisest rohkem sellist suhtlusvajadust või ikkagi võime või oskus suhelda. See on nagu vanadel aegadel juba teinud ju kaupmehed, et ega siis ikka päris nagu tummleilisse ikkagi kauplema ei hakka. Et see on kindlasti üks asi, mis ettevõtjal on nagu vajalik, et ta peab suutma suhelda teistega. Et võib juhtuda, nagu ikka inimestega juhtub, et on soov minna ettevõtlusesse, aga tuleb välja, et ikka ei olnud soovi. No ega kõigist ei saa ju kunstnikku, et sa võid ju pintsli ja värvi kätte anda, aga mõni ei tahagi kunstnikuks, aga mõni tahaks, aga ei saa. No siis saab harjutada, aga ütleme, et ega ettevõtlus on ka teatud ju kunst, see on ju loometegevus, et seal on nii palju aspekte, mida sa pead ju tunnetama, sa pead tajuma seda, sa pead kuskil käima teises riigis, et üldse seda kultuuri tajuda, seda keskkonda tajuda, et oma kaupa müüa. See niisama sulle pähe ei kokku, lihtsalt õpikust on ja see on omandatav, aga see peab nagu ka meeldima, nagu Oskar ütles, et ega talle peab see tema toode ja see pakend ikkagi meeldima ka, et lihtsalt Exceli tabelit jälgida, et 1+1 on 3 või mis iganes on. Et see ka või isegi 4 võib olla, et see ka ei aita, see peab sulle meeldima. Ja pluss veel, see peaks käima ka nii, just Oskar ütles, et olid õigel lähel pandud munad erinevatesse korvidesse, ehk siis tehtud ettevalmistusi siis, kui midagi veel pahastigi ei olnud, eks ole. Võib-olla võib-olla, ma ei ole kindel, aga võib-olla paljud lähevad seda abi otsima ja kuskilt seminaridelt ja sellistest kokkusaamistelt just nimelt abi otsima, siis kui on juba väga pahasti, et mis ma nüüd teen. Ma tegelikult võiks seda juba siis teha, kui nagu polegi midagi pahasti, nii sa lähed ja vaatad. Ma tooks üks näite ka veel juurde, et ega sa ju puuga sa rauda ei terita, on ju. Et raud ihub ikka rauda, et sul on vaja omasugustega kokku saada, ettevõtjatega läbi käia ja siis nagu me teritame ka nagu üksteist, et kui sa hakkad rääkima, siis seal samamoodi toimub siukene ülekandmine, sünnib midagi ja sünergia tekib. Oleks vale olla nii enesekindel, et sa arvad, et oledki väga terav kett ja nii ongi, et seda ei maksaks mõelda, või tasuks ikkagi mõelda, eks saab teravamaks. Ja võib-olla veel selle eelmise nagu teema veel lisaks, et see ettevõtluse teemal, et seda on tore teha koos teiste inimestega, et sa ei peagi olema üksi see kokk, kondiiter, keevitaja, et küll ettevõtte üldiselt võib-olla peab olema natuke laiema profiili või võimekusega, aga kui sul on nii-öelda õnn või au teha seda koos teistega ja leiad üles need tugevused igas siis indiviidis, igas inimeses ja saad jagada seda tööd, kes mille eest vastutab, et see on nagu tore osa, et see on nagu rõõmus, et mulle nagu meeldib see mõte, et meil on, ütleme siis juhtkonnas on veel inimesi ja iga üks teeb midagi teistest paremini. Ja las ta teebki seda oma asja ja koos me saamegi siis üksteist nagu täiendada, et see on ka nagu üks mõte, et kui võimalik, et ei pea üksi tegema kõik. See Oskar vahest nii-öelda kinni ka kiilub? No ikka kiilub. Ja mis siis teha? Mis siis teha? Mine metsa jalutama on võib-olla üks hea mõte. Me asume nii toreda koha peal ka, et kui ma vaatan aknast välja, siis mul jookseb akna taga voolab jõgi.
et me oleme sellise seal Tööstuse tänava siis paberivabriku endise territooriumi siis kõige viimane tagumine krunt, et me oleme selline jõega piirnev, et meil on selline looduskeskkond, et see ka toetab. Et ega ma arvan, et see on selline puht inimlik, et mis kellele toimib, et kes läheb trenni, kes läheb loodusesse, kes tahab lugeda, kes tahab magada. Aga kas on vahest saanud nii-öelda ettevõtluse mõttes mõistus otsa? Ettevõtluse koha pealt oma ettevõttes, et võt nüüd ei teagi enam, mis teha. Või kas on pidanud sellisel põhjusel ka näiteks, ma ei tea, Raeki pöörduma ja aidake nüüd mehed? Pigem võib-olla ma mõtlengi, et me oleme selles mõttes toredas olukorras, et meid on seal veel ja kõik korraga ikka kokku ei jookse. Et siis on see, et me saame mõtestada, arutada omavahel, et kamba peale ikkagi, kuidas öelda, alati leiame mingisuguse suuna, kuhu või kuidas edasi. Et ütleme see Raek ja selline, see on selline puhas boonus ja toetav nagu nähtus. Et igapäevane toimimine tuleb ikkagi, ma arvan, ettevõtjal ise ära lahendada, et päris nii vist ei saa, et sa nüüd Raegi käe kõrval ripud oma igapäevaste muredega, eks ju, et Raek pigem võiks olla selline hüppelaud, selline booster, selline ja see vahest tõsta. Ju aitabki mõnest väikesest seminarist või väljasõidust vahest ju piisabki. Ja, värskem vaade. Absoluutselt. Ja teine asi ka, et kui sa ka kaasad inimesi, kes ei ole sinu ettevõttega igapäevaselt seotud ja kui nad tulevad kas või sulle külla, nad näevad võib-olla natukene sind teise pilguga, kui sina ise näed, et milline sa välja paistad, mis sul igapäevaselt toimub, et võib-olla ka see aitab kuidagi mõtestada, et kui sa saad seda tagasisidet või peegeldust, et ütleb, et kuule, teil on siin päris nagu ägedad seadmed, teil teete siin päris ägedat asja, võib-olla annab hoopis mingi uue vaatenurga, et ka see on, et jällegi selline koostöö, suhtlus, avatus, et ma arvan, et see on nagu hästi oluline, et seda nagu Raek kindlasti toetab, et see on nagu väga vahva. Ja podcast on sellepärast ka hea, et seda saab kerida edasi ja tagasi ja pausi peale ja jälle uuesti kuulata, nii et nüüd ma arvan, nüüd tuleb selline koht, kus seda saab kindlasti teha, et me pidime siin rääkima hakkama nendest võimalustest, mida siis Raek nii-öelda pakub, kuhu saab minna, mida saab õppida, mida uurida, kellega tuttavaks saada. Mingisuguseid erinevaid asju, mis veel tulemas on. No, ma võib-olla toon mõned asjad välja, mis meil on siin toimunud, aga enne ma tahaks selle peatada korra selle kunstiringil. Mulle see nagu meeldis väga, see on nagu väga äge nagu võrdlus, et äkki peakski Raeki kuidagi ümber nimetama nagu kunstnike klubi või mingi selline, et elukunstnikud. Et olles ka nagu rattaspordiga lähedalt kokku puutunud, siis selleks, et nagu sünniks tipp, ja selleks on sul vaja siis veel erineval tasemel sportlasi, kes toetavad mõnes mõttes nende potentsiaalsete tippude püüdlusi ja need tippud avalduvad võib-olla hoopis hiljem, et kui me räägime nagu alustavatele ettevõtjatele suunatud teenustest, siis seal ongi nagu veitsa leebem, et kui meil tuleb seal 15 ja 20 inimest kokku, me küll neid baaskoolitusi pole paar aastat teinud, aga kes teab, võib-olla teeme veel kunagi, et siis seal oligi täiesti loogiline, et piisas, kui on lihtsalt idee. Aga kui me räägime siin praegu tegutsevatest ettevõtjatest, siis me eeldame, et ikkagi see teatud nagu valik oleks tehtud ja teatud võimekus oleks ettevõtjal olemas nagu ka panustada või ka isegi nagu tagasiulatuvalt näha, et meie üks koostööpartner on EIS ehk siis endine EAS ja kui nemad väga täpselt määratlevad oma kliendi portfelli seal mingi Eesti tipp 2000 võib-olla isegi vähem ettevõtet, siis meie nii julmad ei ole, et me kindlasti saame tervet maakonna spektrit katta, kui on huvi ja soovi. Küll aga paljude ettevõtjatega on meil kogu kokkupuude seisneb selles, et me kutsume ennast neile külla või kutsume sealt ettevõttest kedagi meile kas esinema või siis ka teatud probleeme või teemasid lahkama. Ja tulles nüüd täpsemalt selle peale, mis meil hetkel töös on, siis just praegu meil käibki tegelikult toidu väiketootjate selline arenguprogramm, kus on muuseas ka pagar nagu sees ja osaleb. Ehk siis meie need väiksed a la marmeladi tootja, jäätise tootja. Peab siin ütlema, et kahjuks meil ei ole enam Frankfurterit. Õnneks on meil mõned suuremad toidu tootjad, kui nemad päris selles programmis isegi ei osale. Neil on teised väljundid. Ja seal on üks selline 9-8-10 ettevõtjad läbivad väikse arenguprogrammi ja saavad motivatsiooni juurde, saavad teine teisega paremini tuttavaks, sest see toiduvärk on ka täpselt selline, et mida omavahel nagu koostöös on võimalik nagu tõsta palju kõrgemale. Ja käimas on meil ka praegu innovatsiooni arenguprogramm, et nüüd 2 arengupäeva on olnud, 1 päev on veel 6. mail Tohis.
ja seal on ka meil väiketootjaid kaasas, aga no vaata see innovatsioon on siuke asi, et sa pead kogu aeg nagu selle peale mõtlema, et mida ma saaksin uutmoodi teha või kuidas ma saaksin oma kliendini jõuda paremini, kuidas ma saaks olla tema jaoks olemas, et mis on need tema vajadused. Et no, innovatsioon muidugi on selline lai mõiste, aga ettevõtjal kindlasti on siin rida praktilisi samme vaja teha just nagu, et olla innovaatiline. Et luua oma ettevõttes selline innovatsioonikultuur või kuidas olla innovaatiline, kuidas pidevalt mõelda selle peale, kuidas olla siis parem abiline oma nagu siis kaubaostjale või kliendile või kuidas keegi koostööpartnerile. Et see on meil praegu käimas ja see nüüd lõpeb maikuus ära, aga see on olnud ka selline huvitav ja põnev teekond neile, kes on osalenud. Ja paljud osalenud siis näiteks on või kes need on, kes on osalenud? Noored, vanemad? Ja on erinevaid ettevõtjaid. Arenguprogramm ongi meil mõeldud nagu väiksele grupile, et me ei oota sinna 10+ inimest, pigem elu näitab, et 5-6 ettevõtjat ühel arengupäeval on kõige nagu praktilisem, et siis nad saavad oma asju välja rääkida. Ja noh, kes meil seal osalevad, seal on pagarid, seal on olnud meil mitmed toidutootjad, siis on ehitusmaterjalidega tegelejad, majatootjad, siis väga erinevast valdkonnast on inimesi olnud, kes on nagu osalenud või kes osalevad. Siis see on nagu selline üsna väike grupp, kes saavad sellest osa. Ja järgmine nädal, Marek, on... Järgmine nädal me oleme nüüd jälle välisreisil Rootsis, lähme külastama ehitusmessi koos Raplamaa siis ehitusvaldkonna ettevõtjatega ja see on jälle ka, et avada nagu uusi teid, seal on uued võimalused tekivad kohtuda kohalike ettevõtjatega, vaadata, mis toimub Rootsi turul. See kõik avardab inimese ettevõtja silmaringi. No ütleme, kui rääkides sellest Rootsi minekust, siis võtate kaasa, eks ole, ehitusettevõtjaid, kes on eelnevalt teiega juba ikkagi suhelnud, eks ole, et te lihtsalt ei pane ju kuhugi kuulutust üles, et kõik, kes tahavad tulla, et see eeldab sellist kahepoolset suhtlust juba siis eelnevalt päris pikalt. Seda muidugi, aga meie fookus ikkagi on tootjad või siis tootmisettevõtted, mitte ainult ehitusettevõtted. Lihtsalt, et nendel, nagu et nendega teete neid asju, eks selle käite õppereisidel, aga see eeldab juba seda, et eelnevalt on olnud suhtlust juba üsna palju. No ütleme niimoodi, et ta võib ka täitsa vabalt kuulutuse peale ennast ära registreerida, siis me suhtleme temaga, räägime, vaatame üle, kas ta sobib selle profiiliga kokku ja kui ta sobib, siis me võtame ta kaasa. Ehk siis need on ikkagi nii-öelda sellised avalikud asjad, mitte et te moodustate nii-öelda listi, et kes teil need inimesed on, kellega te suhtlete, siis nendega hakkate käima siin ja seal. Reklaamiminutid on see, et nüüd see raek.ee, et see ja siis meie ettevõtjatele suunatud uudiskiri, et vaadake, kui teil ettevõttes selline kiri käib, et äkki on teil ettevõttes, kui teil on lausa mitu inimest seal ja mitu omanikku, et siis laiendage seda gruppi, kellele see uudiskiri võiks jõuda. Et ega me mõnikord saadame rohkem, mõnikord vähem, võib tekkida selline uputus ja siis ei keskenduta enam sellele ja siis on võib-olla vaja vahetada adressaati, kellel see tuleb. Aga põhimõtteliselt, kuna meil on ikkagi avalikult rahastatud, siis loomulikult meie info ja pakkumine on avalik ja avatud, aga kui me nagu hõikame välja, et Rootsi turg ja Nordpüük, see tähendab seda, et see on ikkagi mingi teatud suunitlusega mess ja päris igal ühel ei ole mõistlik seal jõlkuda. Et kui tekib konkurents, siis me saame valida, kes kaasa tuleb või seekord saigi meil see 10. grupp täis. Aga kui me räägime sellist seminarist, teemaseminarist, siis seal meil mõnel seminaril on ka 40-30 osalejat olnud, kust läheb järgmine samm juba sellesse arenguprogrammi, kus me võtame 2-3 päeva ja tõesti 5 ettevõtjat näiteks, aga igast ettevõttes 2 inimest, siis see nüüd, sa lähed nagu järjest kaevud sügavamini sellesse musta auku, aga seal võib käia selline plahvatus pärast, et sa ei jõua ära majandada. Et mõte on selles, et nagu samm-sammult areng on justkui loogilisem, aga saab ka poole pealt isegi see innovatsiooniseminar, mis tuleb nüüd mais veel, et sinna võib uue osalejana siseneda, kui see teema kõnetab ja Marekiga kontakt võtta ja selgub, et sinna gruppi mahub. Aga jah, pigem me nagu eeldame, et see teatud dialoog või see nagu üks asi, see huvi ja vajaduse, selline väike ping-pong võiks seal ees käia, et siis me väärtustame teineteise aega nagu paremini. Ma ei tea, kuhu ma registreerisin ennast
maikuus oli mingisugune turismile suunatud Tohis vist toimus ka mingisugune seminar. 12. jah, see turismi teema on täiesti teine teema selles mõttes, et me justkui nagu võib-olla kõiki detaile siin ei valda, aga siin maastikul on ka võib-olla see trend olnud, et eeldatakse, et sul on ka kodus teatud asjad korras ja siis sa saad justkui neile, et meil on ühine TMO Harju, Rapla ja Läänemaaga ja siis meie siis need ühised seminarid peab ka vaatama, et kas see on päris sulle, küsimus selles, et nagu see lai mõiste turism on üks asi, aga turism või turist, kes meist ei tahaks olla seesama loodusretke juhendaja, aga saapaid mul veel ei ole. Jaa, aga see lihtsalt olgu ta turismile või ükskõik millele, sisu on nagu iga sellise seminari sisu, üks osa on turundus nagunii ja AI, nii et nagunii on vaja seda kõike teada. Ükskõik milleks tegeled. Jaa, aga võib-olla korraldajatena me siin püüame ka mitut kärbest nagu korraga, et see sama sihtgrupp omavahel suhtleks, siis kui me toome selle Rootsi õppreisi näiteks, et kui siin on nüüd ehitusmaterjalid ja ehituse ja siis arhitektuuri ja muu sellisega seotud messile nüüd ikkagi 3 tekstiilikunstniku kaasa tulevad, siis see ei pruugi nagu päris seda eesmärki täita, kuigi need juhul, kui nad kardinaid ei tee. No, vot. või diivanikatteid. Mõnikord on see keerulisem, kui võib-olla need osata arvata. Või ehitusaegseid telke näiteks. Me oleme tund aega vestelnud siin mõnusasti juba. Vaat, kus aeg on läinud. Mis veel hinge peal on? No ma võib-olla ütleks kohustuslikus korras ära need reklaamiminutid, et ja meid on ju, et see atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond on ikkagi meil jälle üks projekt, kuhu me oleme saanud vahendeid ja see lõpeb nüüd augustis, aga meid on hinnatud positiivselt sellise projekti puhul, mille nimi on hästi keeruline, see on atraktiivne Raplamaa ettevõtluskeskkond 2.0 ehk siis õnneks me saame jätkata sarnaste tegevustega ka sügisel ja siin jälgige reklaami. Me ka see järgnev periood vaatame ilmselt pigem töötleva tööstuse poole, aga võib tulla teatud erimeid. Mõnikord meil on ka vaja sisendina kellegi soovi, et kui 2-3 need samad tekstiiliettevõtjad, võmblusettevõtjad ikkagi sarnast soovi avaldavad, siis selle õppereisi või seminari me kindlasti ka korraldame. Ja et ei jääks nüüd jälle televaatajale mulje, et YouTuberitele, algajatele, et me tegeleme ainult tegutsevate ettevõtjatega, siis selle sama programmi raames juba me tegeleme tegelikult ka õpilasfirmade utsitamisega ehk õpilasfirmade juhendajatega, Anu tegeleb meile nende võrgutamise ja võrgustumisega. Samuti ettevõtluse alade investeeringud on toimunud, aga sellest saab siis kohalikust lehest lugeda näiteks või ka ettevõtluse alade ühisturundus ja seminarid. Aga ka selline vahva asi, nagu täna siis on nad selle Rako koosseisus on Vana-Vigala tööhõivekeskus, tegeleb vähem võimekate tööle aitamisega või ka ettevõtjate assisteerimisel, nõustamisel, kuidas neid vähem võimekaid tööle rakendada. See on nagu hästi sotsiaalne aspekt ettevõtluse juures. Et see skoop või see spekter, millega Raek tegeleb, on märksa laiem, kui me täna saime siin avada. Vägev ja tegelikult ettevõtjatele suunatud suur üritus on ka tulemas ja suvel, sellest me saame vist juba natukene hiljem rääkida. Jah. Oskar, sa oled välja valinud, kes on kõige ägedam ettevõtja või ettevõtte Raplamaal? No ikka, valik on tehtud. Selge. Väga hästi, kuuled, lõpetuseks veel midagi, keegi tahab rääkida. Meil on maja piirangut, meil ei ole, räägime aga kõik ära. Paistab, et tunnist piisas. Igal juhul neid podcast'e koos Raekiga me hakkame tegema siin veel, nii et saate neid nüüd kuulata Spotify'st, YouTube'ist edasi-tagasi ja Raplamaa sõnumitest siis leiate infot ja reklaami ka selle kohta ja raek.ee lehe pealt ka kindlasti info kõik olemas, nii et aitäh meile tulemast ja jõudu tööle. Aitäh!